Nüüd aga vahetame me teemat ja räägime tegelikult tuumasõjast ja tuumasõja reaalsest ohust. Nimelt 2 päeva tagasi tegi Põhja-Korea peale seda, kui oli edukalt katsetanud oma tuumapommi, avalduse, et nad ei kõhkle Ameerikat ründamast. Kas see vastab tõele sellest hetke pärast? Meil on stuudios professor akadeemik Endel Lippmaa, tere õhtust. Tere, tere. Kui tõenäoliseks te peate, et tuumasõda võib maailmas valla pääseda või kui täpsemalt küsida, et tuumapomm võiks lähiajal lõhkeda inimesi tappa? Võib muidugi, sest tegelikult on ju nii, et kõik relvad, mis on ehitatud, on leidnud ka mingit kasutamist. Millises ulatuses ja millal, see on muidugi teadmata. Kas seesama Põhja-Korea ähvardus on, nagu öeldakse, selline poliitiline avansi küsimine Ameerika Ühendriikidelt või on seal ka mingisugune reaalne taust olemas? Praegu on ta kindlasti põhiliselt poliitika ja igasuguste järeleandmiste ja avansside küsimine, sest reaalseks sõjapidamiseks on partnerid liiga ebavõrdsed muidugi. Aga mingi oht on olemas muidugi, kahtlemata ka praegu. Miks riigid ehitavad endale tuumaarsenali, ehitavad tuumapomme, kui on teada, et praeguse tuumapommi võimsuse juures oleks sõna otseses mõttes kogu maakera, kogu inimkond võimalik hävitada? Ei, kogu inimkonda nendega hävitada ei saa. Seda ma ei arva. Aga nad on äärmiselt hävitavad loomulikult. Ja miks inimesed seda teevad? See on juba religioosne küsimus. Ja see ei ole enam minu kompetents. Miks inimesed on agressiivsed, miks nad kasutavad relvi ja miks esimesed haruldased meteorimetallid taoti mõõkadeks ja kui oli kuld, siis eheteks. Midagi igivana on selles. Ja see on inimloomuses? Ma kardan, et jah, vist küll. Missugune üks kaasaegne tuumasõda võib ette näha ja kas selliseid mudeleid tegelikult reaalselt kuskil sõjastaapides mängitakse läbi? Ma arvan, et mängitakse. Aga loomulikult on need kõrgesti salajased ja Eesti sõjaväeorganisatsioonid selliseid läbimängimisi muidugi ei tee. NATO võib muidugi teha, see on teine asi. Missugune selline tuumasõda välja võiks näha, kuidas see nagu praktikas võiks toimuda? No see sõltub ju täiesti sellest, kas tegemist on väikeste riikidega või suhteliselt vähevarustatud riikidega, ütleme niisugused mitte tõelised superriigid. Aga kui on tõeliselt hambuni relvastatud vastased, siis on ta kaunis hävitav kahtlemata. Missugune see tuumapomm on? Kuidas ta käitub, kui ta õhkida? On see sama nagu Nagasakil ja Hiroshimal juhtus 2 korda inimeste peal seda kasutatud on? On nad hullemad tundub? Ei, nad on palju suuremad, sest et lõppude lõpuks Hiroshima pomm oli uraanipomm. Nagasaki oli plutooniumpomm. No praegused vesinikpommid on muidugi kuni 100, kui mitu korda. Ja kuni 1000 korda võimsamad. Nii et selles mõttes muidugi on nad ka väga hävitavad, kahtlemata, kui neid kasutada täie võimsusega. Ja kõige suuremaid. Missugused võiksid olla sellised teoreetilised sihtmärgid ja mis saaks ühest, võib-olla ei ole viisaks nüüd linna nime nimetada, aga kui ühele linna peale üks selline korralik vesinikpomm lõhata, mis selle linnaga juhtub, kui ta on, ütleme, selline miljoni linn? No ma arvan, et see linn hävib tõenäoliselt siis küll. Iseasi on muidugi, kas seda tehakse. See sõltub nüüd juba hoopis muudest asjaoludest, sest et tsiviliseeritud sõjapidamine näeb ette eelkõige ikkagi sõjaliste märkide ründamist, aga mitte tsiviilelanikkonna ründamist. Teisest küljest muidugi mõned teised riigid, kes päriselt ei jaga niisugust mõtteviisi, võivad rünnata otseselt elanikkonda. Nii et mõlemad võimalused on olemas kahtlemata. Miks selle sama tuumapommi tegemine nii raske on ja miks see, nagu öeldakse, ametlikult arvates 9 riigil ainult olemas on? Ta on küllalt raske sellepärast, et esiteks, kui teha uraanipommi, siis tuleb isotoope üksteisest eraldada, mis on üpris keeruline tehnoloogia. Kui teha plutooniumpomm,
siis seal on eraldamine lihtsam, sest uraan ja plutoonium on erinevad elemendid, aga teisest küljest seal tuleb kindlasti kasutada implosioontehnikat, tähendab üks niisugune, ütleme, teeklaasitäie suurune kogus plutooniumit tuleb suruda mitu korda pisemaks, igalt küljelt toimiva lõhkelaenguga. No selle konstrueerimine on väga kõrge tehnoloogia ja see ei ole lihtne. See võib ka ebaõnnestuda täiesti. Kas Eesti näiteks teadlased, kas Eesti targemad pead oleksid valmis, no teoreetilise mõttes, oskuste mõttes oma tuumapommi looma? Ei, meil ei ole tuumateadlasi tegelikult üldsegi. On füüsikuid, kellel on muidugi teatud aimu asjast, kuidas nad töötavad, aga meil ei ole ju olnud selle ala spetsialistide ettevalmistamist sellel lihtsal põhjusel, et praegu ei ole selleks olnud vajadust, ehkki see on võimalik. Nõukogude ajal minu arvates Balti riikide elanikkonda nendesse õppeasutustesse ei võetud. Nii et vanemaid tegijaid ei saa ollagi. Ja ei ole ka. Kas maailmal on üldse mingisugused hoovad, nagu praegu näha eriti vist ei ole, takistada nendel riikidel, kellel oma tuumaarsenal ei ole seda välja töötamast? Ega takistada tegelikult ei saa. Sellepärast, et räägitakse igasugustest sanktsioonidest ja nii, kui tahetakse kedagi pidurdada, aga need asjad kipuvad jääma juttudeks ainult ja tegelikult pidurdada pole õnnestunud suurt kedagi, kes on tahtnud välja töötada. Sellega on saanud hakkama Iisrael, on saanud hakkama India, on saanud hakkama Pakistan, praegu siis ilmselt ka Põhja-Korea, no rääkimata muidugi vanadest tegijatest nagu Hiina. Nii et ega takistamine hästi ei tööta. Kui on ikka soov seda teha ja riik on piisavalt majandusliku kandevõimega, siis saab seda teha muidugi. Kuidas te ohtu Venemaalt selles mõttes hindate, et väidetavalt Nõukogude Liidu lagunemise järel läksid kümned, et mitte öelda tuhanded tuumapommid kuhugi vasakule ja need võivad olla kellegi kasutuses, kes need käiku võivad anda? Peate seda mõttekonstruktsiooni nagu reaalseks või on see selline fiktsioon? Ma arvan, et see on suurel määral fiktsioon. Ega tegelikult see kontroll, nad nii kontrolli alt väljas ei olnud. Mingi kogus tuumamaterjali ja võib-olla mõni üksik pomm võib olla tõesti kadunud, aga mitte sadade või tuhandete viisi, seda küll mitte. No kas me peaksime hetkel elama sellises teatavas tuumasõja ohukartuses või on see selline pigem, nagu öeldakse, ajakirjanduslik mulaaž, mida meie armastame, nagu öeldakse, üles kütta? Ei, noh jah, tuleviku ennustamine ei ole minu tugev külg. Seda ma ei saa teha kuidagi ja ma arvan, me keegi ei saa. Ma arvan, et me ei pea elama sellises kartuses. Lihtsalt ta võib ju tulla, aga igasuguseid asju võib tulla. Me ei pea neid kõiki kartma või kõiki ootama kogu aeg. Suur aitäh, Endel Lippmaa.